meil siin siis nagu samas toimub nagu samas siis järjekordne kõneravi siis päev, mille siis korraldab Eesti kogelejate siis ühing ja meil on siis täna plaanis ehk siis arutleda siis ühe teema üle, milleks on siis miks peaksid inimesed, kes kogelevad, ühinema Eesti kogelejate ühinguga. Ehk siin meil on siis täna Hardi, kes on siis Eesti kogelejate ühingu esimees vist, nagu ma saan aru. Jah, meil sellist asja otseselt ei ole olemas, aga aktiivne liige. Juhatuse liige. Ja, aktiivne juhatuse liige. Nii, okei. Siis meil on siin veel ehk siis Andres, siis on Tere Andres, siis meil on meil siin ehk siis 2 Markot ehk siis Tere. Ja tere, siis meil on meil siin üks neiu, kelle nimeks on siis Katrin. Tere. Ja meil on meil siin siis üks mees veel, kelle nimeks on siis Kaupo. Tervist. Nii, ja ma siis hakkaksingi siit otsast siis kohe küsima neid siis neid arvamusi. Ehk siis kõigepealt ma sooviksin arvamust või üldse me sooviksime kuulda arvamust, Hardi arvamust. Ehk siis Hardi, kas sul on selle siis teema kohta midagi öelda? Jah, ma tegelikult mõtlesingi, et ma mäletan, see oli, ütleme, et üks 20 aastat tagasi või 15 aastat tagasi, siis kui ma tulin logopeedi juurde, Külli Rohu juurde ja siis me tegime seal kõneharjutusi ja siis mingi aeg tuli Andres tuli ja ütles, et kas sa tahad ühingusse tulla ja kas sa tahad minna Hollandisse Elsa miitingule. Ja siis ma küll mõtlesin, et ei, mis ühing, ma ei taha küll, kui sa olid ühingusse tulla, et mis see tundus nii jõudne mõte ja see oli ka niisugune eksprompt mõte, ma arvan, ma ei polnud sellele kunagi mõelnud, et peaks mingi kogelejate ühingusse veel minema. Aga siis Andres rääkis mu ära seal ja ma läksin Elsa miitingule ja hakkas väga meeldima. Aga mis meeldis, et võib-olla üks selline kirkam asi, mis mul seal Elsa miitingul meeldis, et seal oli kogelus oligi normiks. Et seal kõik kogelesid ja eriti niimoodi need, kes olid välismaalased. Neil tundus, et selliste stigmatiseerimist ei olnud nii palju, nagu vähemalt mul oli siin Eestis. Ja siis ma nägingi, et nad nii avalikult kõik seal kogelevad ja sellest mingit väga suurt numbrit ei tee ja mulle tunduski, et see kogelemine oli seal norm. Ja kui sa ei kogelenud, rääkisid vahepeal liiga hästi, siis kuidagi hakkas imelik olla, et miks ma nüüd ei kogele. Ja ma tahaks teada ka seda, et samas ehk siis miks peaksid siis need nagu siis inimesed siis
nagu siis ühinema Eesti ehk siis kogelejate nagu siis ühinguga, et see, et noh, et noh, et siis nagu, mida see siis nagu neile siis annaks, kui nad nagu sellega siis nagu siis ühineksid. Sama sinu arvates? No jaa, üks asi oligi seda, et siis kui ma poleks ühinenud, ma poleks kunagi näinud seda Hollandi kongressil olevat suhtumist ja siis muutis selline minu mõttemaailma. Ma hakkasin kogelusse teistmoodi suhtuma kui enne. Et see võiks niisugune üks põhjus olla. Nii, see oli väga hea põhjus, mina usun. Ja nüüd ja siis nüüd ma annaksin sõna Andrese kätte, kes siis kah siis annab siis enda seisukoha siis sellel teemal, et siis miks peaksid nagu siis inimesed siis nagu siis ühinema Eesti kogelejate ühinguga. Selle kohta, et miks inimesed peaksid ühinema, selle kohta ma ei oska midagi öelda, ega ei peagi. Jah. No aga sinu soovis? See on ikka ka ühe vaba tahe, vaba valik. Üks asi see, mis siit saab, on info, ja teine asi, mis on minu meelest kõige olulisem, on see hea seltskond, sest ega asjatada ei öelda, et kui sa kogeled, siis sa kuulud heasse seltskonda. Ja mina olen selle ühinguga olnud seotud, mis ta nüüd siis on 20, millega ka keegi aastat, alatades selle kõigega hakatusest peale. Mina enda elu teisiti ei oskagagi ette kujutada, see on minu elu üks osa. Ja et nagu pisiasjadesse mitte laskeguda, minul on hea meel, et ma kogelen, sest muidu ma ei oleks teie kõigiga, kes siin mikrofoni ääres on ja meid kuulavad, teiega kohta tulnud. Nii, see oli väga hea, minu usun, et siin tuleb veel siukseid häid soovitusi, miks peaks veel samas ühinema. Ja me siis sooviksime kuulda siis nagu samas Marko siis arvamust nagu siis selle teemal, et siis just nagu meil on see teema hetke, ehk siis miks siis need inimesed või nagu siis peaksid sellega siis ühinema või et siis samas, mis see neile siis nagu samas annaks, kui nad ühinevad meiega? Ma räägiks sellest, miks peaksid inimesed ühinema, pigem see, et miks mina olen siin, eks. Jah, väga hea. Et on seal mitu põhjust. Ma arvan, üks kõige peamisem põhjus on see, et saab tutvuda uute inimestega, nendega koos olla. Seda nii Eestis kui tegelikult üle terve maailma. Et ikka on hea tutvuda toredate inimestega. Teine põhjus on see, et selles kogelejate seltskonnas olles on hea proovida, et harjutada oma kõne osavust. Saab proovida erinevaid kõnetehnikaid ja kõnemaneere. Ja see on tegelikult ongi lühidalt kõik, eks neid põhjuseid ei ole loomulikult rohkem, aga ma usun, minu eelkõnelejad ja järelkõnelejad räägivad neist. No siis on väga hästi, et meil jälle üks arvamus juures. Nii, ja meil on ka siin samas
teine Marko, ehk siis me siis ka kõik kah samas sooviksime ka siis kuulda siis nagu samas tema arvamust sellel teemal, et siis nagu siis miks peaksid inimesed või noh, mis nad võiksid meiega siis nagu ühineda, et jah, et samas mis see neile siis nagu annaks juurde. No mina olen samamoodi üks pikaajalisemaid liikmeid siin, et siis 10 aastat on juba, see on peale isegi vist 11 aastat, olen siis ühingus ja miks mina nagu sinna ühingusse läksin, siis oli ka, et see, et tundsin nagu vajadust siis oma kõnet nagu siis parandada. Et kusjuures nagu seda nagu eriti hull nagu kuulata ei olegi tead, et ma ise arvasin, et ma hullult nagu kogelen, aga tegelikult see, kui ma seal ühingus olin, siis ma nägin, et seal on teisi veel, et kes kogelevad, et see ei olegi nii hull asi. Ja siis üks asi, mis ma veel sain, et ma julgen olla nagu kogeleja ise, et ma nagu ei varja seda nii väga, ei poe peitu, et ma olen nüüd siuke täiesti niuke eriline või mingi. Mismoodi sa said aru, et sa ei kogelegi nii palju? Vaatasid mingisugust lindistust oma kogelusest või? Põhist Külli ise arvas ka seda, et põhist kui ma see ühingus olin, vaata, siis seal oli teisi veel, et kes selle nagu tähelepanu juhtisid. Et nagu see põhist mu probleem oligi see, et ma arvasin ise kogu aeg, et nagu ma ei olnud teisi kogelejad nagu näinud või kuulnud. Et siis nagu see oli päris suur probleem mulle, et ma kogelen nagu. Nii, jah, eks see on ikka siin eks see on siin võib-olla samas meie jaoks kõige suurem probleem, et me nagu samas kogeleme, aga selleks me olemegi siin, et sellel samas teemal rääkida ja enda silmaringi natukene teha samas suuremaks. Ja nüüd me ootame siis enda hetkel siis ainukese siis neiu ka nagu samas arvamus sellel teemal, et miks peaksid inimesed meiega ühinema, ehk siis Eesti kogelejate ühinguga. Katrin. Et teiste inimeste eest on raske arvata, aga endast oskan nii palju rääkida, et kogelejate ühinguga olen koos olnud juba 8 aastat. Ja tõukeks sai just see, et tegelikult on elu ju koosneb suhtlemisest, et ükskõik kuhu sa lähed, kas või poodi või suhtled sõpradega või et see koosneb suhtlemisest. Ja ühel hetkel mingil ajal sa jõuad seda varjata või sa väldid näiteks poes käimist, et sa ei küsi otse inimeste käest, vaid sa võtad ise letilt asju. Vanasti oli neid selvekaupluseid oli vähem, et ikka tihti pidi küsima ja ühel hetkel oli seda väga, väga raske oli, et üldiselt üritasid nagu suhtlemist hästi palju vältida, aga ühel hetkel lihtsalt see ei osutu enam võimalikuks. Et sa pead ennast kokku võtma ja tegelikult olin ma juba ammu tahtnud kuidagi nagu selle probleemiga tegeleda, see kogelusest üle saada. Ja kui ma nagu kuulsin, ma läksin logopeedi juurde ja ma kuulsin, et on olemas kogelejate ühing, et siis nagu mul ei tekinud küsimust, et kas ma peaksin või miks, et ma teadsin, et mul on seda vaja. Ja ma arvan, et ma ei pea seda kahetsema, et ennem oli mu kõne väga, väga hull ja ma praktiliselt üldse ei rääkinud. Ja nüüd ma arvan, et kogelus on nagu palju väiksemaks jäänud, et kogelejate keskel ma praktiliselt üldse ei kogele, aga tavaelust ja tööl on seda palju rohkem tuleb ette. No jah, eks ta ole nii jah, eks me siin kõik eks siin nagu samas kuulata, eks siis nagu siin samas mõned räägivad meil väga hästi, et nad on kõik selle kuidagi saavutanud, eks see on ka siin, et
kui te siia tulete, siis saate kindlasti ka nagu siis teada, et kuidas keegi on nagu jõudnud nii siis nagu samas kaugele. Aga on ka siinsamas rohkem, kellel on veel küllaki pikk maa käia või ka mitte. Aga siis meie veel soovime kuulda veel nagu samas Kaupo arvamust sellel samal teemal, kellel on kindlasti midagi head öelda selle kohta, sest tal on kogu aeg nii head mõtted, nii et siis Kaupo, et miks siis peaks inimene, kes kogeleb ühinema Eesti kogelejate ühinguga, et siis palun. Aitäh hea reklaami eest. Mina pean oluliseks kahte asja. Esiteks see, kuidas mina siia sattusin, oli puht tegelikult selline ravi eesmärgiga. Ehk siis kogelemise puhul on olulised kõnetehnikad ja kõnetehnikate harjutamine üksinda kodus mitmeid kordi järjest muutub rutiiniks ja ka need praktiseerimine selle juures, et nende harjutuste praktiseerimine see loomulikult algab enda lähedastest inimestest, aga need ühel hetkel enam ei ole niivõrd pingelised. Ja lihtsalt minu logopeedi poolt oligi tegelikult see suunitlus selleks, et ma näeksin ka teisi inimesi ja saaksin pingelisemas olukorras neid harjutusi teha ja enda kõnet arendada. Üks hea koht, kus enni teha ennem kui minna võistlustesse. Ja teine pool on kindlasti inimesed ja sotsiaalne pool. Ehk siis miks inimesed üldse kuuluvad kuhugi ühingutesse. Ehk siis olen minagi siit leidnud endale nii-öelda seltskonna, kelle väärtushinnangud, kelle huumorimeel, kelle suhtumine ellu on minuga sarnane ja sellest tingituna ma arvan, et ma nii kaua siin olengi olnud. No Kaupo, see oli küll nüüd superluksne. Aga väga hästi öeldud, Kaupo. Ja siis ma ka siit samas enda poolt ütleks ka samas enda siis seisukoha sellel teemal, ehk siis nagu samas küsimusele, ehk siis miks peaks inimene, kes kogeleb ühinema Eesti kogelejate ühinguga, on siis see üks põhjus, et siin saab põhimõtteliselt juurde endale nagu eks pere näiteks, et ongi, et siin need inimesed, kes siin on, nemad saavad täpselt aru, mida sa mõtled, kuidas sa, mida teed, või nad saavad sellest lihtsalt nii hästi nagu samas aru, et see ongi, et see saate samadel teemadel samas rääkida on ju, küsida nõu ja nad kindlasti ka aitavad. Siis teine põhjus on see, et see ongi, et see võimaldab nagu samas näha teisi kogelejaid, et nad on tegelikult täpselt nagu samas samasugused inimesed, nagu on kõik teised nagu inimesed. Nii et siin ei ole midagi samas hirmsust ja saab juurde uusi ja häid tuttavaid. Ja siis kolmandaks on see, et see kui siin juba olla nagu siin nagu samas liige, ehk siis siin siis tuleb erinevaid või tuleb erinevad siis võimalusi, et saab sa ka osaleda siis erinevatel siis nagu siis ühingutel.
erinevatel ehk nagu ma ütlesin, ehk siis üritustel. Nii, nagu ma siin näen, siis mina olen siin vist kõige hullem kogeleja, nii et see on siis algus, staaž ja nagu te siin kuulasite, meil on siin ideaalsed rääkijad, kes on jõudnud enese arenguga lihtsalt nii samas kaugele, et nad on lihtsalt nagu sellest siis kas siis üle või siis lihtsalt tulevad enda kõnega lihtsalt nii hästi siis toime. Nii et selles mõttes mul on veel siin käia pikk tee, kuid ma olen samas väga siis tänulik teie arvamuste eest ja ma väga samas loodan, et siis ehk siis sorry, mul on väga suured plokid praegu, aga siis need inimesed, kes meid siis nagu nagu samas kuulavad, et nad saavad võib-olla mingisugust jõudu või siis saavad mõtet, miks meiega siis ühineda ja selles mõttes, nii et te olete kõik teretulnud, nii et ma veel kord samas tänan ja siis kohtumiseni. Kohtumiseni.